No nii, kuulda meid. vist on. Ma pean kõvani rääkima. Sa pead kõva häälega rääkima. Tere kõigile. Tore, et teid siin nii palju on. On palju või? Ma loodan küll. Mul on soeng sassis. Ei ole hullu. Me ei jõudnud Krimmis käia. Tere kõigile. Tere Siil. Tere. Ühesõnaga jaa, need, kes vaatavad praegu Siili kontolt või minu kontolt, et me jälgime ainult streames chati. Ehk siis kõik, kes tahavad küsida, uurida, puurida, siis streamest chat on siis see, kus saab küsimusi küsida ja ärge siis väga palju siia spämmake, muidu me kaotame küsimused ära. Ja küll me kahekesti suudame hakkama saada. Jah, kui üks räägib, siis teine peab parasjagu lugema ja küsimuse pähe õppima. Ja, või siis chat aitab meid välja ja küsib uuesti. See on ka variant. Nii, kuidas teil on muidu, kas meid kuulete hästi, kas muusika on piisavalt vaikne, kuidas on? Alustame sellest. Ma ei kuule midagi. Ma olen harjunud, et mul kõrvaklappidest lastakse mingid asju, nii et mul kõrvad plahvatavad praegu. Kõik on klatt. No väga hea, kui kõik on klatt, siis inside teema, kes teab, siis kõigepealt me hakkame viinamarju korjama siin Siiliga. Niikaua kui rahvas veel koguneb, siis me korjame natuke viinamarju. Kas need on sul enda kasvatatud või ostsid poest? No ma võtan ka ühe. Ahah, väga huvitavad küsimused. Nii vara tuleb. Me peame seda võtma nagu... Aga mul tundmatud numbrid juba helistavad. Et küsimused on jalkaga seoses. Jälle ta sööb. Okei, nii. Aitab sellest söömisest. Tegelikult mul on sulle üks üllatus ka. Mulle? Jaa. Ma teadsin, et meil on vaja võtta aega hoida. Või noh, nagu puhverda, kuni rahvas tuleb. Vaata ikkagi uus kanal, inimesed pole harjunud siin meid vaatama. Siis ma mõtlesin, me võiks teha ühe pasamängu kõigepealt. Ja siis saame asuda asja juurde. Mis sa arvad? No ikka, jah. Ma vaatasin, ma enne mõõtsin, ma ei ole seda välja võtnud, aga ma enne mõõtsin, et see peaks täpselt kirjade järgi siia laua peale ära mahtuma. Aga mis asi see olema peaks? See peaks olema siis, no tutvustada. Sina räägi, mina serveerin. Hom kurling, ehk siis inglise keeles puukurling, ehk siis kakakurling. Kelle kaka sliding on siis, mis asi libiseb, kelle kaka libiseb kõige paremini. Ei no suurepärane. Ma ikkagi mõtlesin, meil on tegemist ikkagi ju heategevus matšiga, spordivärk. Siin on eesti keeles ka. Tegu on siis eesti keeles kakakeegliga. Tooge mängulaud välja ja libistage korda mööda kettaid. Võitja on mängija, kelle ketas on kõige lähemal keskkohale. Kuule, aga kuidas ma sealt, see pole aus ju. Ma viskan siit poolt sinna siis. Ma nii kaugel ei ole mõelnud seda asja. Sa oleks pidanud laua teistpidi. Peame siin nüüd seda kraami. Mul on tunne, et me võib-olla peaks sinna isegi müüri ehitama, muidu see sitt lendab kõik üle ääre. No õnneks Red Bull on nõus kõik meie pasa likvideerima või kaitsma meid pasa, siis ma ei tea, kas see õige öelda on. Ja õnneks ma pole oma kodus, kus ma pärast paska põrandat on koristama, nii et mul on kõik hästi. Vaata, kui ilusti nad on koti sisse pandud. Seda peab korda mööda viskama. Vaata, aga miks üks tume on veel siin? Miks siin kanalil ei ole pealkirja ja kategooriat peale pandud? Sa ei pand või? Hea küsimus. Sa pidid panema ju. Ma panin enda kanalile. Siia pand. See on tõesti hea see. Ma kohe panen, kui ma oskaks. Nii. Jah, nii keeruline on, kui inimesed sind taga ajavad või? Jah. Nii. Mina kaotusin nüüd korra chatist ära, ma proovin selle stream manager. Ma saan siit streami kinni tagasi panna. Oi, ära kinni pane. Rahvas alles tuli. Nii, kus ma saan muuta neid asju. Siin näitab seda. Siit saan muuta. Nii, title your stream. Aga miks ta ei lase mul panna siia. Ma tahtsin command'e ka panna, aga neid ei saanud ka panna veel, nii et ega selle jaoks vist Twitch'ile ei saagi neid panna, neid peab stream elementsist eraldi panema. Kas sa tahad olla nagu tume sitt või hele sitt? Ma ei tea.
kui ma Red Bulli joon, siis ära nüüd igaks juks, vaata mõtle, mis sa ütled pärast, et nad jõuavad veel ümber mõelda. Oota, aga millegi pärast ta ei lase mul muuta, ta ütleb, et something went wrong. Oota, mis sa tahtsid panna? Ma vist pean arvutist minema panema. Ma ei tea, aga sa pead nii kaua siis neid inimesi lõbustama. Miks ta ei lase panna? Oota, ma proovin korra nii, et ma kustutan selle ära. Nii. Ei lase, jah. Ma ei tea, miks. Sa oled arvutis sisse logitud, saad sealt vaadata. Ma ei tea, miks ta ei lase siin midagi teha. Nii, ma panen vats tagasi. Sa räägi siis nii kaua midagi, ma üritan siit üle juhtmete ronida. Nii, nüüd ma olen valel kanalil, võtan enda kanali lahti uuesti. Nii, ma olen tagasi nüüd. Kõiki 3 striimi kokku ei taha tõmmata või? Et chatid jookseks ühte või? No me suuname, et inimesed tuleksid ise siia, sest nad kuulevad ju. Kui keegi on TV-poisid chatis eraldi või minu chatis eraldi, siis tulge Stream Eesti kanalile, kus te saate chattida, sest teistest kanalitest me ei vasta küsimustele. Või noh, me ei näe chatti lihtsalt. Ja sa meelega me ei tahagi teid nagu kuulda ega näha, sest et muidu te ei tule ju siia. Kas sul on mikrofon küljes, et nad sind kuulevad? Mis ma siia pealkirjaks siis panen? Ma ei teagi. Pane mingi ilus pealkiri. Ma panen. Kohe panen. Pane midagi, et eelregistreerimine on avatud või mida iganes. Kumb oli enne, kas kana või muna? Taaskord me vastame täna jalgpalli küsimustel. Kui te tahate teada, kas kana või muna oli ennem, siis tulge teinekord minu või TV-poisi striimi ja seal saate küsida neid teistsuguseid küsimusi. Nii, ma nüüd midagi panin. Ma ei tea, kas läks läbi, aga... Kas Aivar Pohlak või Ragnar Klavan? Ma ei tea, ma ei julge sellisele küsimusele vastata. Või see on tegelikult just chatting või? No võib IRL ka olla, ütleme, et meie ei teadnud, mis... See on liiga poliitiline küsimus. Ärme täna poliitiliseks lähe. Proovime... Ma ei julge siit kuskilt astuda. Jalka toimub sel aastal ka Sportland Arenal või? No võt ei teagi veel seda. Eks need asjad kõik selguvad jooksvalt. Nii. No, me lihtsalt... Vaat see ongi nüüd see point, kus me jõuame, et mis asi on Streamest üldse. Streamest kanal, see ei ole tegelikult ainult siis jalgpalli jaoks, see on ka siis põhimõtteliselt kõik, kes tahavad midagi ägedat streamerit teha, võtke ühendust, neutraalne pind, kus saab igast asju teha. Ja me loodame, et siin varsti võib-olla ka tuleb mingeid toredaid, ägedaid muidki striime. Ehk siis selle mõte on lihtsalt see, et striimeritel on koht, kus ühiselt midagi ägedat teha. Ja nüüd, kuna me tegelikult oleme juba nii kaua venitanud selle pealkirja panekuga, aga me võime ju ikkagi ühe selle ju teha turniiri. Vaat siin on ikkagi, need on ainult 3. Jah. No ma lühidalt lisan juurde see, et siis nii-öelda kollaabi või noh, põhimõtteliselt nagu me tegime eelmine aasta jalkat, noh, lisaks sellele tegime ka Airsofti, et siukseid asju. Aga see oligi täpselt see, et jalka oli Siili kanalis, Airsoft oli minu kanalis, et siis nagu nüüd olekski kanal, mis ei ole siis kellegagi otseselt seotud, vaid saab teha igast asju. Et see ongi nagu jah mõeldud selle jaoks, et tuua natuke kommuuni kokku ja saaks nagu koos teha mingisuguseid asju. Kesk-Eestist Tallinna tulla striimida. Ega me ei pea ju ainult Tallinnast tegema, me saame ka liikuda, kui kellelgi on mingeid häid mõtteid, mida teha või mingid inimesed kellega koos teha, siis alati võib ju kirjutada. Ja Parvo paned chatti, meil ülekandjaamal on rattad all, me võime Kesk-Eestisse ka sõita. Nii et see ei ole ju probleemono. Nii, aga teeme siis ühe kiire mängu enne, kui me lähme nüüd tõsiste teemade juurde, eks ole. Siin inimesed näevad veidi paremini. Sul on siuke võimalus ka. Aga sa olid selle juba ära planeerinud enne. Ma ei näinud isegi seda seal üle. Ma nii kõrgele. Ma olen lühike. Ma olin selle üllatusega juba varakult valmis. Oota, aga kes sina alustad? Või kivipaberkäärid või? Ei, ma luban sulle alustada. Ahah. Oota, aga kumb sa siis olla tahtsid või ma lihtsalt valin? Ma olen, ole sa tume, siis mul on heledad lähemalt nagu. Selge. Mis seal peab kõik korraga viskama või ühe või? Ei, see vist käib korda mööda, sest et ma saan ju sinu oma rammida. Jaa. Et kui sa teed nagu sita löögid, ma saan su sitta nagu veel paigast rammida. Oota. Kas seal on mingi pall all või? Siin on mingi kuul on all. Nii, ma ei tea, kas seda tohib. Oota, aga seda peab ju nagu siis pead sõrmega siin nii sõõruma või? Selle jaoks sul peaks tiimikaaslane olema, aga
Mul ei ole. Täna Aga ei ole. Võib-olla teine kord saame teha tiimi. Väga hea. Algus on palju tõotav. Ma panen vasaku käega. Oi, kuule, ega mul väga paremini läinud, nii et ma panin sinu oma. Nii. Ma pean nüüd sinu omale pihta saama ja siis veel mööda saama või? Ja. Niimoodi, et ma lööks sinu oma eest ära, aga minu oma läheks edasi, siis ma pean siit niimoodi natukene siit poolt. Ops. Huvitav, kui on alla selle jooni, kes siis on disklav. Ma arvan, et see väljak, no, Ops. See väljak vajab veidi õlitamist. No ma räägin, need on puutu. Jah. See, sa teed siin, oota, ma pean nüüd täpselt keskelt läbi viskama. Nii. Minu võit. Suurepärane. Siis on sellega nüüd selge. Väga hästi. Selle nüüd, oota, mul oli siin kuskil kotika. No ma jätan need endale siia siis. Kotika on seal. Kus ta sinna? Ühesõnaga, las see olla. Selle turniiriga on nüüd kõik. Võtta üks endale ja... Mul juba siin üks on, nii et... Nii. Väga hea. Tere kõigile, kes on tulnud. Ma vahepeal kordan seda, et kui olete minu või TV-poisi chatis, siis sealseid chatte me ei näe ja ei loe, vaid loeme ainult Stream Eesti chati. Ja rumalatele küsimustele me ei vasta. Red Bulli märkmelaua matš. Kui me peame Red Bulliga seda nagu arutama täitsa. Näe, meil ongi varsti... Ei midagi. Ühesõnaga, meil on nüüd idee, mida seal lauale panna, eks ole. Nii, aga... Ja Mummer, teistes chatides me ei vasta, et kirjutage kõik asjad siia. Jah, ma võtan ka siis chati ette. Et meil on ainult selle streami chat lahti. Ja siis lihtsalt mainin, et kuna me ei suutnud ühtegi normaalset playlisti leida enne algust, siis me otsustasime, et läheb Smilerist lihtsalt terve stream. Jah. Vahepeal tuleb üks Terminaatori lugu ka millegi pärast, aga ju selle playlisti. See on nagu Kelloks. Kelloks arvas ju tükk aega, et Smilerist on Terminaator ja Terminaator on Smilerist. Põhimõtteliselt sama asi, nii et seal väga vahet ei ole. Nii. Kus me siis edasi lähme? Nüüd saab vist asja juurde asuda. Võtame selle veepudeli ka tagasi, oli ka ikkagi asja pärast siin. No miks mul ei ole veepudelit? Seda oli ainult üks. Ma endale ei hakka seda suuremat tooma siia. Ei, on väga hea. Ma võtan siis kohvi oma. No, võtta seda kohvi. Nii. Venden on Saku Lätte tütar firma. Ehk siis sellepärast see on seotud. Ja kes siis ei ole aru saanud, siis esimesed sponsorid on meil Saku Lätte ja Red Bull hetkel. Ehk siis sel aastal ei pea muretsema. Eelmine aasta see oli üks põhiküsimus kogu aeg osalejatele, et kas ikka juua saab väljakul. Jah, mitte et meil taevas piisavalt seda juua oli, aga... Eelmine aasta ei vett ülegi. Eelmine aasta meil oli nii suur mure, kuna me olime kogu aeg kõigile öelnud, et jaa, vesi on. Lõpuks oli niimoodi, et Siil tõi vett ja siis mina tõin ka, sest ma ei saanud Siili õigel hetkel kätte, kui ma poes olin, et küsida, kas ta sai vee. Siis mul siiamaani on kanistrid, et nüüd kui oli see Tallinna see veepuudus, siis mul polnud muret, et mul kanistrid olid sealt nagu laost võtta. No seda jäi üle jah, seda vist ei läinud nii palju, kui me arvasime. Vot nii. Ühesõnaga, meil on hea meel teatada, et kõigepealt alustame sellest, et tegelikult on nädal aega toimunud juba registreerimine siis nende vahel, kes eelmine aasta osalesid. Me andsime neile nii-öelda eelisvõimaluse registreerida. Ja hea meel on see, et meil on 17 streamerit ja väga ägedad nimed, keda me veel täna ei avalikust on. Ja midagi me peame järgmiseks korraks ka jätma. Siukseid ägedaid streamer tuleb veel. Ühesõnaga jätame midagi järgmiseks korraks ka, aga 17 ägedat streamerit on juba ennast kirja pannud. Ja lisaks siis 17-le on siis veel see, et Siil siin ikka vist kibeleb ka väga mängima. Väga vähemalt natukeseks. Tuleb jalg soojaks saada, ega ma eelmine aasta lõin ühe värava ära, ega ma siis see aasta ei saa ju täitsa tühja tegelikult tegeda. Ja mis puudutab nüüd seda 17 streamerit on juba registreerinud, siis see tähendab seda, et ütleme nii, et koos Siiliga siis 18 ja tähendab siis seda, et meil on veel vabu kohti 22, jah. Ehk siis me oleme sellel aastal pannud piiranguks 40.
et kui eelmine aasta oli meil 36 striimerit, siis meile tundus, et 40 on see, mis nagu ilusti võiks nagu ära mahutada, et ei lähe liiga mäsuks. Ja selles mõttes on siis 22 kohta veel võimalik. Eks kui huvi on suurem kui 40, siis me peame lihtsalt hakkama natukene valima, kes saab, kes ei saa. No ja ma lisaks just võime ka seda öelda, et see nii-öelda eelregistreerimisvorm, kui keegi nüüd striimeritest mõtleb, et miks tema seda ei saanud, siis selle said nii-öelda inimesed siis, kellega me saime ka peale jalgpalli koos mingeid asju teha ja meil olid nii-öelda positiivne tagasiside ja me ise tundsime, et me neid kindlasti uuel aastal uuesti tahaks näha. Nii et kui keegi tunneb, et tema ei saanud, siis nüüd on teil võimalus registreeruda, ennast kirja panna ja ikkagi mängule kohale tulla. Korra küsiks, et kas Mummer tahab oma mesilase kostüümis tulla? Kas me peaks tegema siis mingi maskoti registreerimisvormi ka või? See maskott peaks siis olema põhimõtteliselt süda, kellel on nagu jalgpalli kaenlas. Jah, no ma arvan, Mummeril saab, tal on kõhuke, õllekõhuke on ees, saab sinna jalgpalli joonistame lihtsalt selle peale. Jaa, okei. Väga hea, see on sellega nagu hästi. Siil, kas see aasta teed aktiivsemalt mängu või tegeled rohkem organiseerimisosaga? No me tegeleme praegu organiseerimisosaga, mängu ma tahaks see aasta vähem teha, sest eelmine aasta tegelikult ma pidin ka tegema vähem, aga see läks nii nagu läks ja ma olin terve mäng selle väljakul, aga see aasta arvan, et teeme suke 10-15 minutit ja siis ma läheks appi teevapoisile ja meeskonnale, et me saaks asjad ilusti kotti ja ei tekiks seda errorit jälle, mis eelmise aasta ürituse lõpus oli, kus kõik asjad venisid liiga pikaks. No see on muidugi, jah, nüüd ongi, meil on olnud selline nagu, et kuidas seda asja nagu lahendada just selles mõttes, et me oleme praegu siis lugenud Siili siis 40 sisse, aga samal ajal, kui Siili plaan on ainult 5 minutit või 10 minutit platsil olla, siis peab vaatama, et kas vahetusi on piisavalt ja üks tiim ei kannata selle pealt, et meil on juba eos teada, et üks nende liiga lahkub või me peame tegelikult tegema nii, et mingil põhjusel siis üks tiim saab omale ühe mängija rohkem. Jah, seda me peame natuke mõtlema. Et selles mõttes see natukene selline keeruline teema on. Samas, kui me saamegi päriselt 40 osalejat, siis vahetuspingil on tegelikult 9 inimest, mis tähendab seda, et tegelikult neid vahetusi peaks nagu jaguma piisavalt hästi ja olgem ausad, ega nüüd Siili nagu platsilt ära minek ei too mingeid suuri kaotusi. No nii ta on. Ja selles mõttes, et kõik striimerid, kes tahavad, võivad vabalt osaleda või nagu kirja panna ennast, et me mingeid piiranguid hetke ei määra, aga lihtsalt kui te selle ankeedi, mille te siis striimi alt leiate, klikite sinna peale, lähete täitma, seal on küsimused olemas ja sealt näete juba täpsemalt. Ja rohkem inimesi ei või ka registreerida. Me lihtsalt pärast võib-olla natuke vaatame ja sellepärast on seal sellised erimesed küsimused, et me saaks natuke aru, et mis inimestega on tegu ja võib-olla kedagi eelistame kellestki natuke rohkem ja valime kellegi teise või siis teine võimalus on see, et me teeme ka mingisuguse loosi, nagu me teeme ka tiimidega. Sõltub palju neid huvilisi on ja teine asi on see, et see, kui keegi jääb see aasta välja, võib-olla sellepärast, et mingid teised, eks me hakkame vaatama, kui neid huvilisi on tõesti väga palju, siis me hakkame vaatama natukene vaatajaskonna põhjal, kommuuni põhjal, aktiivsuse põhjal, kui palju striimib, mida striimib, kas striimib ja nii edasi, et siis me saame nagu, et selles mõttes, kuhu ma tahtsin oma mõttega jõuda, on see, et see, kui sel aastal ei saa, siis kindlasti see nagu ei ole see, et nüüd et sa ei meeldi meile ja et ära kunagi rohkem proovi, siis lihtsalt äkki järgmine aasta on rohkem vaba kohta. Sest see ei ole samade striimerite jalgpall, vaid hea oleks, kui me saamegi anda erinevatele inimestele võimalusi. Ja teine variant on see muidugi, et kui me nüüd 40-st suudame jõuda juba kuskil 80 peale, ma ei tea, kas Eestis on nii palju striimereid, nagu me need igasugused Kaja Linkmanid ja muud sellised ühe vaataja striim. Ja kui me Kaja Linkmanid ja sellised striimerid ka juurde võtame, siis me saame kindlasti täis selle koguse.
et siis me võime juba hakata turniiri pidama, oli ühesõnaga see, mida ma tahtsin öelda. Et praegu jääks veel nagu ühe mängu juurde ja ühe mängu puhul on meil piiranguks 40, muidu me peame hakkama turniiri tegema ja siis see muutub juba tervepäevaseks ürituseks. Eks neid mõtteid on veel. Siin küsiti vahepeal midagi, et kuupäeva kohta, miks nii vara suvel? See on hea küsimus tegelikult. Aga ma ei tea, siis tundub nagu... Tegelikult ei ole, mis eelmine aasta oli juulikuus. No meil oli tegelikult juunis 2 kuupäeva varianti, üks oli vist varasem, teine oli hilisem, aga hilisemal puhul oli see, et see kuupäev oli juba muude asjade pärast kinni. Ja siis me jäime selle juurde ja miks me teeme juunis, on see, et siiani on näidanud kogemus, et juunis on ilusam ilm kui juulis. Jah, tõsi. Et pigem nagu proovisime nagu tulistada seda, et äkki me suudame saada parema ilma, et juuli on selline kahtlane aeg Eestis vihma osas. Et see eelmise aasta vihm ei olnud nagu üldse tore ei korralduslikus mõttes kui ka siis mängijatele platsil, et natuke vihma oleks tore, aga eelmine aasta ei olnud natuke vihma. Et päris 30 kraadi lagi pähe päikest ei tahaks, aga sellist full vihma ka ei tahaks. Nii et, no. Aga no seda võib ka juunis tulla, et vihma saab, aga loodame, et läheb hästi. Nii et. Kas me siin kuskil on midagi vahele jäänud veel või? Seda ma ei tea. Põgusalt me sponsoritest rääkisime. Lisaks on see, et kui on keegi praegu näiteks kas või vaatajatest tunneb, et ta tegelikult tahaks ka täiega toetada seda ägedat ettevõtmist, siis me otsime hetkel aktiivselt sponsoreid juurde. Väga paljud nagu ägedad läbirääkimised on meil hetkel pooleli. Aga igatahes, kui keegi tunneb, et tahab ise panna õla alla kas või isiklikult või mingisuguse firma või mis muu asja alt või kellegi ema või isa töötab kuskil firmas ja praegu vaatab, et oi tahaks, siis... Meie kätt ette ei pane ühesõnaga, kui kellelgi on mingeid tutvuseid või tahab mingit huvitavat koostööd meile ise pakkuda, nagu eelmine aasta oli meil Mellutska, kes on ka siis streamer, pakkus meile neid nii-öelda küpsiseid, on ju, et noh, ka streamimaastikult inimene, et kui keegi on, tunneb, et tahaks võib-olla ennast natuke reklaamida või teha mingisugust koostööd, siis meie oleme avatud ja meile võib vabalt kirjutada ka. Vaat, aga siit sponsorite juurest me siis lähekski sujuvalt üle nüüd natukene kõmu tekitanud teemal nagu osalustasu. Et pikalt siin mõtlesime ühtepidi, teisipidi, kaalusime, küsisime igasugust tagasisidet ja otsustasime praegusel juhul, et me paneme ka osalustasu sellel aastal. Et see on väike sümboolne summa, siis selle point on see, et paljud on nagu pannud sellesse nii-öelda registreerimisankeeti, et kui nad teavad, kuhu see läheb, siis on nagu timm. Ja siinkohal me siis nüüd ainsa korraga mainime siis ära, et põhimõtteliselt selle sündmusel on kokku 3 eelarvet. On sündmuse enda eelarve, on ülekande eelarve ja on kõik see eelarve, mis puudutab publikut. Ehk siis nagu te saite praegu aru, siis sellel aastal on võimalus ka publikul osaleda. Ja see nii-öelda nüüd osalustasu on siis põhimõtteliselt summa, mis kui me suudame saadagi 40 osalejat kokku, siis see katab põhimõtteliselt 23% sündmuse eelarve. Siis selle nii-öelda 3 eelarvest ühe eelarve 23%. Ehk siis meil ei ole otseselt, et see läheb mingi konkreetse asja jaoks, meil on lihtsalt koostatud eelarved, arvestades eelmise aasta kulusid. Ja selles mõttes on hästi. Meile saime erinevaid tagasisidesi, keegi ütles, et ta on nõus isegi 25 maksma, keegi ütles, et on nõus isegi 50. Seega selles mõttes 15 on miinimum, kes tahab, võib ka rohkem panna. Jah, noh, see on lihtsalt... Aga see ei anna mingeid eeliseid, nagu eelmine aasta üks mees arvas, et tema saab eeliseid. Ei, eeliseid see ei anna. See annab selle, et sa oled ägedam. Me mainime selle kindlasti arvatavasti kuskil ka ära, et näe,
see streamer tahtis panustada seda eventi nagu suuremalt kui lihtsalt osalemisega, aga see kindlasti ei anna mitte mingeid eeliseid. Ja mis ma tahtsin öelda, see on kohe see 15 eurot on täpselt siuke summa, et ma ei tea, jätad poest pudeli viina ostmata või jätad 2 suitsupakki ostmata ja ongi see raha sul kokku hoitud. Et noh, see ei ole suur summa, me ei tahtnud mingit suurt summat võtta, aga no mis me omalt poolt nii-öelda pakume selle eest. Me pakume kvaliteetset üritust, me pakume auhindu, me pakume jalgpallirõivaid, mille striimerid endalt eurot ei ole mõttes mingisugune tahind, mille pärast kellelgi tükk peaks küljest ära kukkuma. Ja teine asi on ka see, et kui meil peaks nüüd järsult tekkima hullud sponsoreid, on ja, siis see 15 eurot võib kaduda ära, et tegelikult ei olegi mingit tasu. Meil lihtsam oli see praegu panna, kui hiljem mõelda, et meil ei ole raha, et meil on lihtsam oli panna praegu see peale ja me lihtsalt ise tegelikult väga loodame seda, et me saame üks hetk öelda, et seda üldse ei tule ja läheb cancelisse ja kõik streamerid saavad panustada vaid oma kohale tulekuga. Ja siin Keinsoo küsib ka täpselt küsimuse, et kas donation goal'i, ma mõtlesin, et noh, eelmine aasta ma kogusin ürituse nagu korraldamise jaoks, tegin omal streamis donation goal'i, et sihukest asja me see aasta ei tee, et selles mõttes me tahaks ikkagi puhtalt jalgpalli asjadega kõik, noh, veel kindlasti enda taskust läheb sinna ürituse alla raha, noh, suure tõenäosusega, aga et meil oleks natuke lihtsam, siis hetkel me oleme selle 15 eurot sinna nii-öelda osalemistasusse pannud, aga nagu me ütlesime, siis võimalik, et see kaob ära. Loodetavasti. Aga mis puudutab nii-öelda neid goal'e, mis on nagu streami ajal, neid me plaanime ka ikka teha. See aasta proovime leida ka inimese, kes neid jälgiks, sest eelmine aasta kuidagi jäid need 2 silma vahele ja väga paljud inimesed vist ei teadnud isegi, et mingisugused goal'id on. Ehk siis meil on näiteks isegi praegu, kui kõik hästi läheb, siis näiteks heategevusmatši ajal kõik, kes tonavad, nende vahel võib isegi pakk kohvi minna loosi. Võib-olla isegi 2 pakki. Kallis kohvi. On küll, jah. See on ikkagi, ja see on korralik uba. Sokolaad ja kohvi on selline rikka mehe värk juba, ma ütleks isegi, et osta mingit kvaliteetset sokolaadi või kohvi endale. Tundsid koos kohe see mõnus lõhk? Mul juba praegu tekib kohvi isu. Nii et sellega on nii. Ma olen ise näinud oma silmaga, kuidas seda kohvi röstitakse ja ütlen ausalt, täitsa kvaliteetkraam. Jah. Nii. Siin vahepeal on, kuidas pealtvaatajatega seekord on samamoodi striimerid, loosivad piletid, millega saab vaatama tulla. Ei, pealtvaatajad on täitsa sel korral, siis ametlikult tuleb täitsa eraldi võimalus osta pileti ja tulla. Eelmine aasta, ütlen ausalt, mina olin see kurja juur, kes ütles, et ei mingit publikut, sest ma teadsin, et me ei jõua tegeleda publikualaga. Oluline oli see, et me suudaks sündmuse ära teha ja striimi ära teha ja kuna see meil eelmine aasta õnnestus enam-vähem ilusti, siis me loodame, et meil on sel aastal võimalus lubada ka publikut ja et me lihtsalt loodamegi leida ka eraldi inimese, kes lihtsalt publikuala eest vastutab, et siis ei mina ega Siil ei peaks sündmuse päeval sellega tegelema. Et publikuala jäi eelmine aasta sellepärast suletuks, et meil lihtsalt ei olnud ressurssi, et keegi tegeleks publikuga. Ja teine asi on see, et me võtsime eelmine aasta mingid publikud, mis olid siis striimerite välja loositud piletid, aga mille pärast me ei tahtnud ka juba hakata inimestelt mingit raha küsima, kuna meil ei olnud ka arvestatud nii-öelda pealtvaatajate alaga ja me ei taha pakkuda pealtvaatajatele siis, ma ei tea, et nad ostavad 10 euro eest pileti või 20 euro eest ja nad ei saa selle eest midagi. Et me tahame, kui me küsime nende käest raha, me tahame ka neile kvaliteeti selle eest pakkuda. Samamoodi nagu striimeritele, et me küsime neilt hetkel nii-öelda osalustasu 15 eurot ja siis me tahame selle eest päriselt nagu kvaliteeti vastu pakkuda. Et mida rohkem nagu meile tekib võimalusi rahaliselt, seda paremat asja me saame ka teha. Et muidu võib-olla paljud asjad võivadki nagu raha taha jääda. Aga publikuala on plaanis ühesõnaga teha. Et näiteks hea näide on näiteks see, et eelmine aasta oli ju kogu asi toimus kaamerate suunas ehk siis publikule seljaga ja seda puhtalt lihtsalt sellepärast, et tehniliselt oli meil niimoodi lihtsam
sel aastal me siis keerame kõik tseremooniad siis näoga publiku poole, mis tähendab tegelikult meile juba vähemalt 3 või 4 lisakaamera nagu tekitamist. Selleks, et me üldse sealt poolt saaks nagu siis tseremooniat ka striimis näidata. Et need on nagu jah, need siuksed tehnilised ja muud põhjused, miks me eelmine aasta ei võtnud publikut, et me ei olnud võimelised lihtsalt publikule tagama kvaliteeti. Sest et ei saa ju küsida kellegi käest raha, kui ta ei saa selle eest normaalset teenust. Noh, ma ei tea, ma ise oleks väga pettunud, kui ma oleks maksnud 20 eurot ja siis vaadanud üle väljaku, kuidas neile auhindas ja antakse striimerite. No natuke nadi tuju oleks jäänud, ütleme nii. Isegi need, kes eelmine kord tasutad võid neile ka näidata. No jah, ma räägin, et siis oleks nagu täitsa nagu pahandus. Me ei pakugi publikule nagu selles mõttes midagi, vaid see on puhtalt striimi teema. Sel aastal loodame teisipidi. Muidugi, kui me juba publiku alast ja rahadest siin rääkisime, siis meil on hetkel nagu teemas see, et me peame arvatavasti tegema lihtsalt selle kahjuks, et kõik, mis on annetus ja donationid striimi ajal, need lähevad heategevusse ja arvatavasti publikuala pilet, me praegu kardame, et võib juhtuda, et siis peab jääma nii-öelda korralduskulude katteks, mis nii-öelda publikuala tekitamiseks vaja teha on. Aga nii palju, kui meil võimalik on, siis me loodame sealt ka, et me saame ikkagi nagu siis protsendi panna nagu kõrvale, et kahjuks on nii, et see, et meie korraldame heategevusüritust, ei tähenda seda, et keegi meile nagu asju tasuta annaks. Aga no need asjad ka sõltuvad palju sellest, et mis siin nüüd lähimad kuud on näitamas, et kuidas meil sponsori mingid diile veel tuleb ja mis me lukku saame, nii et eks see näitab ka palju asju. Et keegi ärge siin hakake veel ennast üles kruttima, et oi, kus nüüd küsivad siit ja sealt raha, vaid vaatame, mis aeg toob. Lihtsalt meil on lihtsam jah, nagu ka TV-poiss ütles, et meil on lihtsam panna praegu striimerite osalastasu 15 eurot, kui pärast ennem üritust 2 nädalat see kuskile, siis pannakse sealt kõik liivi, vaid noh, kui sa praegu näed ära, et see 15 eurot on, ei, ma arvestan sellega ja kui hiljem meie poolt läheb kõik hästi, siis me saame selle ära võtta ja saate selle 15 euroga. Ja kuna sinna on pool aastat aega, siis ma usun, et me võime teha ka, et kui kellelgi on tõesti raskusi, aga tahab väga osaleda, me võime teha ju ka näiteks osamaksed 3 kuu peale, et 5 euri kuus maksab üks vaata, eks ole, et aega on veel sinna, me saame... Subscribe'ib Stream Eesti kontod, siis on täpselt 3 kuud ja ongi makstud. Aga tegelikult see oli see nali, ehk siis mainime ka kohe ära, et hiljem ei oleks segadusi ja kindlasti see saab hiljem veel ka mainitud ja järgmistes pressikates kunagi läheb täpsemaks, aga ühesõnaga suubid ei lähe heategevuse arvesse ka. Need jäävad puhtalt selle kanali siis üleval pidamiseks. Võib-olla nagu isiklikult, ma tean, et need suuvidus saab üldse maha lülitada, et võib-olla me ei aktiveerigi seda siin. Ma arvan, et see on isegi mõistlikum nagu. Et on ainult, meil on see aasta, me tegime eelmine aasta, ei mõeld selle peale, et oleks võimalik teha pangaülekandega. Sel aastal me plaanime teha siis ka süsteemi, et teil on võimalus kas teha seda siis nii-öelda siis donationi või selle nii-öelda PayPali kaudu või siis, et teetegi pangaülekandega otse. Eelmine aasta, põhimõtteliselt me viimasel hetkel siis tegime selle, et vist Siili kontole sai küll kanda, aga me ei saanud seda kajastada graafikas, eetrigraafikas, ehk siis sel aastal me oleme sellega kohe arvestanud. Tuleb eraldi konto selle jaoks ja sinna laekuvad rahasummad saame me ka kajastada siis eetrigraafikas. Jah. Vanuse piirang on kas pealtvaatajatel või striimeritel või? Kui see küsimus oli, et kas KV saab osaleda, siis me väga ootame teda. Me väga ootame KV-d. Loodame, et su ema lubab. Me vast otseselt ei pane mingisuguseid vanuse piiranguid, et võib-olla kui striimeri osas, siis võib-olla mingisugune vanemlik luba, kui sa alla, ma ei tea, 16 aasta oled, et ma ei tea, kui sa ennast seal vigastad, et siis... Teine asi on see, et me ei tohi teda ametlikult isegi tegelikult siis striimis näidata. Tegelikult. Nii et ma arvan, et see osaleja peaks olema siis vähemalt 16+, aga pealtvaatajate osas ei ole ju vahet selle. Ei ole. Eelmine aasta meil oli ju
platsil oli ju Dino Stottori suur fänn ja tema vanus täpselt, oli miinus. Et kui ma ei tea, mõni striimergi tuleb, kellel on laps või siis saab nagu kaasa võtta, et see ei ole nagu probleemi. Et pigem ma arvan, et üritus ise striimeritel on siis 16+, kuna need on meil ikkagi kaadris, et Twitchil vist on oma reeglid, et sa ei võigi meil vist ei ole ka väga ju nooremaid striimereid, kes oleks no mõni kindlasti on, äkki tuleb kuskilt keegi. Kedagi, keda me ei tea. Ja. Tõusev täht. No mina ei tea niigi. Neid on nii palju tekkinud juba, et mine sa tea, mis nimes ennast kirja võib panna. Seda küll, jah. Vot. Nii, ja mis meil veel? Ühesõnaga, tegelikult siis ongi see, et siis siit samast kanali alt siis leiab ka selle, nii peab näitama, taas nad nii teevad. Jah, siin all on siuke pildike, võib-olla me paneme sinna pärast ilusama pildi, aga praegu siin on siuke pilt, kus on maskott südamega ja palli väljakul, kus on siis kirjas, et registreeru siin, nii et vajutad sinna ja sealt saad siis otse avab sulle siis Google Docsi, kus sa siis saad vastata erinevatele asjadele ja sealt ennast kirja panna siis. Miks see pilt AI on? Miks see pilt AI on? Sellepärast, et see meie korraldaja, kellel sel aastal on hästi palju rohkem aega. See korraldaja, kes meie striimi pealkirja täna alguses pani. Selle ma tegin ennem seda, kui me laivi läksime, tegin selle kiiresti. 5 minutit enne vist või? No umbes midagi sellist jah, et oleks midagi olemas. See muutub ära, see on lihtsalt praegu ajutiselt seal. Jah, ajutiselt jah. Jah. Ja mis, no jah, ma luban. Mis veel? Seoses selle... Okay. Sa tahtsid öelda? Ma mõtlesin, et ma mainin siis kohe sellega ära, et kes siin striimerid on osa tahavad võtta, siis registreerida saab kuni 16. veebruarini. Siis läheb lukku list ja kes seal listis on, võib juhtuda see, et kui keegi nagu veel hea ajaaknaga loobub oma kohast, siis võib-olla saame veel võtta kellegi asemele siis nendest, kes on sinna registreerinud, et jah, et selles mõttes siin väike vihje, et mõni, kes võib-olla ei saa, väga tahab, siis teil on võimalus saboteerida mõnda mängijat ja siis saada see koht enda. Jah, näiteks Stotteril saba peal astuda. Meie ei soovita, aga võib-olla Stotteril näiteks saba peal astuda. See oli meie karakter, kes seda praegu ütles, et me isiklikult seda ei soovita, aga meie karakter. Jah, rollimängurid. Nii, aga minnes oma päevakavaga edasi, siis põhimõtteliselt ongi meil jäänud see teema, mida siin ka enne küsiti, ehk siis trennid ja treeningud kindlasti, kui ilm hakkab lubama ja striimerid on meil paika saanud, siis kindlasti tahaks nagu ka eelnevatel aastatel tehagi kindlad trennipäevad ja kuna need eelmine aasta sündisid niimoodi spontaanselt ja ootamatult, siis need ei toimunud just eriti üle Eesti, siis sel korral võib-olla prooviks nagu eelnevalt planeeridagi nii, et need toimuks siis ka mujal kui mingites ühtedes kohtas. Eelmine aasta oli meil vist oli Tallinnas ja eraldi tehti vist üks Pärnu kandis, mäletan ma õigesti. No põhiliselt oli Tallinnas, siis tehti, ma tean, et punaste tiimil oli Türil see nii-öelda ühine punaste trenn ja sinistel oli Raplas vist või? Ja mingid väikseid trenne vist tehti Pärnus ka mingi 1 või 2 tükki. Aga just nagu selliseid nii-öelda, kui tiimid tahavad ise organiseerida, on üks asi. Aga me üritaks ka omalt poolt panna nagu, et siis segatiimidena, et üldiselt pakkuda seda, et kes tahab tulla kokku, et vahet ei ole, kas sa oled punane või sinine või roheline. Vot. Mul korra käis, sa rääkisid mingit asja, mul käis korra mõte läbi ja mul läks see meelest ära. Ma tahtsin seda mainida, et keegi ennem küsis ka siin, et kes osalejate listis on, siis osalejate listi... Seda me veel ei avalikustame. Seda me avalikustame alles siis, kui kõik striimerid on lukus ja me oleme valmis. Siis tuleb samamoodi, ma arvan, jälle tiimide loos, nagu oli ka eelmine aasta. Et teeme mingisuguse sarnase asja jälle koos siis striimiga, kus me siis loosime välja, kes kus tiimis on. Rannule infoks, et eks mõni trükikoda, nagu ikka, nagu ka eelmine aasta tegi särgid ja trükikoda. Nii, siis kellaaegu küsiti.
siin käidi teemas ja meil oli tegelikult ka pandud siuke semi, et kas räägime nendest või ei räägi, aga kui juba küsiti, okei, arusaadav, striimerid tahavad juba bussipiletid ära osta, vaata juunikuu on siuke, et inimesed hakkavad mööda Eestit sõitma kokku Pirita randa, eks ole, bussid täis, siis sellega on väga lihtne. Mis meil oli, kell 5 hakkab striim, kell 6 on vile ja põhimõtteliselt 8 on läbi, et 8:30 võib juba bussipileti ära osta. See on siis esialgne plaan, noh, eks seal võib mõned minutid kuskilt maalt tiksuda. No, võib natuke kauem minna kui 8, võib-olla siis 9 tasub. Aga tegelikult on nii, et eelmine aasta meil oli väga äge ka event nagu järelevent, mis niimoodi improviseeritult tekkis, et selles mõttes ärge kiirustage kohe tagasi. Pigem võtke omale, kes tahab siin, siis teadke, et broneerige kuskil hoopis praegu majutus omale 13-14 juuni. Et jah, sest et eelmine aasta ju oli ka, ma ei teagi palju meid kokku oli, aga päris palju striimereid tulid ka linna peale ja läksid edasi istuma. Ja tulid ka pealtvaatajad, kes tulid välja ja oli ikka päris palju inimesi. Et selles mõttes pange, ärge seda tagasimineku bussi veel paika pange. Jah, sellega ärge kiirustage. Jah, see võib üldsegi olla ju täitsa isegi võib-olla pühapäeval. Mis meil on mäng on laupäeval. Pühapäeval, kui esmaspäeva hommikul alles hakkavad minema. No võib-olla kui pühapäeva õhtuks, no oleneb. Kui inimestel on töö, siis pühapäeva õhtuks võiks nagu koju jõuda. Või siis juba varakult praeguselt hakata ülemusel ära rääkima ja võtta üldse puhkus selleks ajaks, et nädal aega järjest. See puhkus peaks olema nii, et ta kõigepealt jõuab veel nagu, et see sündmus ise jääb nagu puhkuse keskele, et ta jõuab kõigepealt teha veel nagu sooja ja treeningut siis nii-öelda sündmuseks ja siis pärast jahtumise aeg. Jah. Kuidas keegi soovib meie kedagi käse? Vot, mis meil veel, kas on kellelgi mingid küsimusi või on meil endal mingid asju, millest... Meie päevakava järgi hakkab juba meie teemad otsa saama, seega nüüd on aeg küsimusteks ja me küsime, kui oskame ja ei vasta, kui ei taha. Eks mingid asjad tulevad jooksvalt niikuinii veel ja ma arvan, et mingi hetk võib-olla teeme veel ka mingit striimi, kui meil mingit lisainformatsiooni on, võib-olla mingisuguseid ma ei tea, sponsoreid on juurde tulnud või siiani küsin, et me vastame sellele lihtsalt, vahet ei ole, kelle kohta te küsite, kas see osaleb või see osaleb. Inimesed saavad ise avatud registreerimisvormis ennast kirja panna. See on nende otsus, kas nad tahavad sinna ennast kirja panna või ei taha. Meie kedagi käse, kellelgi ei saa sundida, ei saa kedagi, et tule nüüd. Igaühe oma otsus, ühesõnaga. Seda küsige inimeste käest, kas keegi tahab joinida või mitte. Kui teil on endal mõni striimer, keda te teate ja tahaksite näha, siis te võite ka neile öelda, et kuule, kas sa tead, siuke asi toimub, et kas võtad ka osa. Nii et te võite ka vabalt mingi oma lemmik striimeritele saata. Sa KV pane kõigepealt oma nimi kirja, siis vaatame, kas tuleb üldse välja, millised nimed meil tuleb. No nimed tulevad ikka välja peale seda, kui registreerimine on läbi. Ehk siis ennem 16. veebruarit ei ole oodata nimekirja. Võib-olla me paneme mingeid vihjeid vahepeal, vaatab või miskit, aga ma räägin, meil on 17 väga ägedat striimerit juba ennast registreerinud ja selles mõttes ootame veel. Mida ootavad korraldajad antud päevast ja kogu üritusest või? No, mis me ikka ootame, et striimerid saaks koos jälle fannida, oleks lõbus kõigil, saaks koos head teha ja saaks nii-öelda nagu mida meie oleme ütlenud, siis tahaks striimerid natuke kokku tuua rohkem ja kommuuni nagu kokku tuua, et kes selles osaleda ei soovi, kes soovib seal kodus rääkida, kui halvad me oleme või meid maha teha, siis meiegi poolest, et meid see ei murra, tehke mis te tahate, meie oleme ikka siin. Nii et me tahame head teha, tahame, et inimesed omavahel hästi läbi saaksid ja saaks midagi lahedat korraldada. Ja et meie pealt saaks ka mõned mehed oma odavat populaarsust, et see on ka kasuks nagu neile. Jah. Kas
Ants seekord kohtunikku ei mängi ole. No nagu ma ütlesin, me ei ütle millegi kohta mitte midagi. Me oleme Antsule lubanud, et ta võib registreerida. Jah. Aga me oleme öelnud, et me kardame, et ta ei kvalifitseeru. Jah. Sest lihtsalt. Ta on liiga vana. Jah. Ütleb nii. Ta on liiga pikk. Jah, seda, aga ta ei mahu kaadrisse. Muidu sa pead laiema nurga ostma sellele kaamerale. Ja siis on nagu pahandus sellega. Tundub, et me otsime nüüd ka omale kohtunikku. See oli nali, Ants Lambi. Rahu. Loodame, et Kultrukis kindlasti ma tahaks loota, et registreerib ennast. Seda tahaks ju näha. Jaa. No eelmine aasta sai talle... Ma arvan, meie jaoks on päev korda läinud, kui platsil on Kultrukis ja KV. Eelmine aasta sai Kuldile kutse saadetud, aga ta ei oskanud ette öelda, kuna ta ütles, et tal on töögraafik nagu kõigub nii palju, vaata. Ja siis ta ei saanud kinnitada ja siis lõpuks, kui ta vastas, siis oli juba kõik list lukus, nii et... Loodame, et on seekord kiirem. Jah. Nii, kas on veel asjakohalisi küsimusi? Meil on 5 minutit jäänud. Me sellele juba vastasime ja seda saab hiljem järgi vaadata. KV pani juba oma nime kirja või? Väga tubli. Oma striimis täitsid ära. Ma eeldan, ta tegi striimi. Mis sa ütled, ta oli karaoke striim täna? Ja ma ennem nägin, et ta läks laivi ja tal pidi olema seal mingi 50 karaoke laulu, mis tal on vaja tagant järgi. Kui ma oleks seda teadnud, ma oleksime ta kutsunud täna siia kõigepealt nagu kontsertit on. Aga me viimasel hetkel nägime. Ei, ärge saatke hetkel, ei ole siin mingid asju vaja. KV tahab juba hakata osalemisest raha saatma. Rahu, KV, me rääkisime sellest asjast juba. Et võimalik, et see summa kaob üldse ära. Jah, kui hästi läheb, siis ta ei pea seda üldse maksma. Me ei taha hakata sulle tagasi maksma. Samas, seal võib nagu olla see... Okei, mainime see ühe korra veel ära ja siis rohkem me ei maini seda, siis me teeme eraldi sellest hiljem klippi ja siis saab seda klippi ka üks vaadata uuesti. Ühesõnaga, mainime see uuesti ära. Meil on kogu selle evendi peale on 3 eelarvet. Üks eelarve, mis puudutab sündmust ennast, üks eelarve, mis puudutab striimi ja üks eelarve, mis puudutab publiku ala. Need on kõik lahkuaetud 3 eelarvet. Ja nüüd ainult see, mis puudutab sündmust, ehk siis staadion, igasugused muud kulud, mis on vaja selleks, et mäng üldse toimuda saaks, siis sellest siis üldiselt on siis, kui meil päriselt tulebki 40 osalejat, siis see summa on 23% sündmuse enda siis eelarves katteks. Et ülejäänud me loodame, et saame siin head toetajate abidega või siis meil on pool aastat siiliga panna raha. Jah. Ja kelle jaoks see 15 eurot kalliks jääb, siis ei pea osalema ega meie ei sunni kedagi. Sest nagu meie TV-poiss ennem ka mainis, siis on meile kirjutatud, et inimesed on nõus maksma isegi 25 või 50 eurot selle eest nad osaleda saaks. Et koos meiega head teha ja korraldada midagi head asja, sest minu meelest eelmine aasta asi, mis me tegime, oli ju väga lahe. Tõi striimereid rohkem kokku, eks seal oli mingisugused asju, mis oli jama, on ju. See selleks, neid asju juhtub nii või naa, me tegime esimest aastat. Oleme asju kõrva taha pannud, mida paremini teha ja see aasta me vaikselt rakendame neid asju. Et ma ei tea jah, kust otsas see 15 eurot nagu kallis on vaadates, alustades juba sellest, kuidas siin Twitchi maastikul nagu inimestele lihtsalt, ma ei tea, joon pitsi viina, pane mulle 10 eurot, et sellised asjade aasta antakse raha ja kui meie küsime nüüd ürituse korraldamise nii-öelda kulude jaoks natuke abi striimerite käest, millest nad saavad vastu endale spordisärgi kindlasti, võib-olla ka püksid, ei tea, lisaks auhinnad, mis meil veel seal sees on, staadion, mille peal mängu mängida ja nii edasi, igasugused korralduslikud kulud, mis sinna alla lähevad. Et ma arvan, et see 15 eurot tänapäeva mõistes ei ole nagu üldse suur summa. Pluss, kui me saame ka sel aastal mõne ägeda koostööpartneri, siis eelmine kord said ju ka osa võtnud striimerid näiteks minna ja tasuta mängida Airsofti. Et selles mõttes on võib-olla lootus saada ka sel aastal mingeid siis
nii-öelda selliseid lisaägedaid tegevusi ja muid asju ka juurde nendele streameritele, kes siis osa võtavad. Meili küsis pika küsimuse. Sa loed või? Kuna see on hea tegevus, siis kas kajastatakse ka ausalt kõiki väljaminekuid ja sissetulekuid? Kas maksed käivad läbi eraisikute või ettevõtte või luuakse üldse MTÜ? Ma ei näe absoluutselt halba selles, et maksta või midagi, vaid mind huvitab see läbipaistvusosa siin, kui ma nüüd kuulan. Sellega on täpselt nii, et hea tegevusse läheb see osa rahast, mis donatakse streami ajal. Yeah. Ehk siis kõik see raha, mis donatakse ja mida te näetegi saate graafikas, mida me siis praegu näeme vaeva, et kõik kanalid, kuhu donationi tehakse, on see siis pangakontole otse või läbi siis kas siis Streamlabsi või Stream Elementsi, et kõik see jõuab graafikas esile ja see on see raha, mis läheb heategevusse. Yeah. Et kõik muu on puhtalt see, et kõik muud rahad ei ole kuidagi nii-öelda seotud heategevusega, seega need toimuvad läbi produktsioonifirma ja arvestades, et meie Siiliga paneme siia tunduvalt suurema summa sisse, kui see osalustasu tegelikult nagu kokkuvõttes on, siis me loodaks ja arvaks, et see tegelikult ei ole nagu väga probleem. Et ma saan aru, kui meie nagu ei paneks üldse siia mingit panust ja teeks ka mingi sellise evendi, mis ei maksa päris mitut tuhandet, siis ma saan aru, et võib-olla mõni arvab, et me lähme ostame selle eest pärast laua viina, aga päris nii see ei ole nagu. Eelmine aasta oli see asi lihtsalt, oligi nii, et meil oli vist võitjatiim sai, ma ei mäletagi, mis see oli, mitu protsenti. Seal tuli siis vahetasu või 20% vist siis läks, ma ei mäleta, eelmise aasta YouTube video all on kirjas, eelmine aasta me võtsime sealt heategevussummast. Kuna siis me tegime esimest aastat ja meil ei olnud need asjad kuidagi välja. Ühtegi muud rahastust ei olnudki sinna juurde arvestatud, siis oli jah niimoodi, et donadest, mis tulid 20% läks korralduse alla, kust veel Siil enda nii-öelda protsendist pani veel tegelikult juurde. Sest ma tegin need heategevussummad, mis me siis üle kandsime, mis on jalgpalli seal, minu streamis sai näha ja jalgpalli Discordis, kes seal on ka näinud, seal on väljavõtted olemas või ülekande need olemas. Et ümardasin need summad ilusti ära ja, aga seal selles ongi nagu probleem on ka selle nii-öelda streami vaata donationiga, et kui keegi donab sulle 1000 eurot, siis sealt läheb ju tegelikult juba PayPal, võtab mingi protsendi vahelt. Et eks pärast tekib nii neid inimesi, kes on, et oi, aga miks sealt 15 eurot maha on läinud. Kas me hakkame seda enda taskust kinni maksma? Et eks seal mingid mõtteid asju on, mida peab kõlgutama kindlasti ja vaatama, kuidas kõige nagu mõistlikum ja parem on, aga selles mõttes igasugused rahalised küsimused, mis inimestel on, siis meie vastame vabalt läbipaistvalt ja meil ei ole midagi teie eest varjata ega peita. Et selles mõttes jah, streamerid, et siis nagu tiim ise eelmine aasta oli ka, nad valisid välja mingi poisu, keda nad toetada tahtsid ja siis nad tegid omavahelise hääletuse sel aastal on täpselt samamoodi, et tiimid saavad siis ise valida, kuhu see toetus läheb ja arvatavasti samamoodi, mis oli eelmine aasta 75 ja 25 või? Yeah. Oli põhimõtteliselt see nii-öelda, et põhimõtteliselt kaotajaid ei ole, et ühed lihtsalt saavad veits rohkem ja teised veits vähem, sõltub siis kuidas... me ei taha kumbagi nii-öelda... Aga et ühesõnaga mõlemad kes välja valitakse, keda toetatakse, saavad selle toetuse. See on nagu päris huvitav nagu mõte, aga jah, et kui me selle summa, mis heategevuseks maksime eelmine aasta põhimõtteliselt Siil maksis oma streamis nendele kontodele ära, siis kuidas see raha meile jääb tehes sündmust, mis maksab ligi 10 000. Ja me räägime osalustasust, mida tuleb kokku, mis oli 600. Midagi sellist, jah. Et rahakottide täitmisest, ma saan aru, siin on tulnud ühe teatud seltskonna esindajad, eks me ei peaks sellel teemal pikalt nagu seletama.
aga selles mõttes see nagu on nagu huvitav teema, mida püstatada olukorras, kus me tegelikult nagu küsime, nagu me ütlesime juba 3 eelarvest 1 eelarve 23%. Ja kõik see, mis ja meili, ma saan aru, et me ei vastanudki praegu sulle, me vastasime teistele ja meili vastuseks ongi see, et see raha, mis tuleb heategevuse poolt, see lähebki heategevusse. Et me sel aastal ei võta donationite pealt protsenti, nagu me eelmine aasta tegime, sest meil ei olnudki ühtegi muud nagu võimalust, kuidas üldse nagu ürituse enda kulusi maksta. Et kui te arvate, et staadion on tasuta või mingisugused inimesed, näiteks publiku puhul me peame tagama turvateenistuse sinna, ehk siis turvafirma, kui te tõesti arvate, et ka kõik need inimesed tulevad sinna lihtsalt sellepärast, et see on hästi tore ja pärast me Sportland Arenale viime selle naudingu kohvipaki, ütleme, et aitäh, saate siin omavahel kohvi juua, et meil oli tore mängida, siis need asjad ei ole nii. Ja selles mõttes on nagu naljakas siin nagu mõningad väited. Ja täpselt nagu ka Keinsoo ütles, et eelmine aasta käis see läbi minu konto, tegin striimis kõik asjad, mis meil ju jooksis graafika nii-öelda striimi, mis donationid meil tuli, lisasime sinna juurde ka panga ülekanded pärast ja tegin ka striimis otse ülekande. Noh, ma ise korraldan üritust, kuhu ma tampisin oma taskus päris kõvasti raha alla ja TV-poiss samamoodi ja noh, ma ei tea, kas mingisuguse 2000, 3000, 4000 euro pärast endal Eestis nagu vesi peale tõmmata ja enda maine sinna kohta tõmmata, mida ei tahaks hetkel öelda, et ma ei tea, kas see on nagu väärt seda, pigem mitte, et ma ei tea. No kulutused, need on nii palju, okei, me võime pärast teha mingi listi, kui see tõesti kedagi huvitab, aga ilmselgelt see tegelikult seda eriti ei huvita. No, põhimõtteliselt me võime öelda seda, et kui me võtame, kui inimesed tahavad teada, kuhu läheb nende nii-öelda osalustasu 15 eurot puhtalt jalgpallistaadioni rendi peale. Läheb meil sellest circa enamus, võib-olla mingisugune 90% läheb jalgpallistaadioni korral. Kuhu me selle summa paigutasime siis nii-öelda selles eelarves, et kuhu see summa konkreetselt siis läks. Aga siis me peamegi seda eraldama, me peame selle eraldi teadma. Ma arvan, et meie... See kindel summa, mis tuli sealt ja siis me sellega nüüd maksimegi selle staadioni. Jah. No ja täpselt Ants Lambi ütleb väga hästi, et jalgpallistaadioni rendi hindasi saate teiga vaatama minna. Te leiate netis ka vabalt selle koha, kus me eelmine aasta korraldasime üritust ja näete ära, kui palju staadioni hind reaalselt on. Kui keegi ütleb, et ma saan ju 100 euroga endale staadioni, siis no muidugi sa saad endale mingi Põlva koolistaadioni võtta 100 euroga või tasuta, aga kui me tahame sinna pealtvaatajaid, et meil oleks võimalus siuke striimi asju üldse teha, on meil vaja kindlaid asju selle jaoks, alustades selleks, et meil on vaja väljaku äärde pukke, mis enamus väljakute ääres ei ole olemas, siis me peame neid rentima, maksame jälle lisaraha juurde. Et te võite mõelda, et see on lihtne, tegelikult ju ei lähegi mingit raha, aga kui te hakkate võtma neid asju, siis see summa tuleb päris korralik ja eelmine aasta, ma räägin, mina panin selle ürituse alla enda taskus päris korralikult raha, et seda üldse teha esimest aastat, aga ma olin arvestanud sellega, et minu rahakotti see kuidagi ei täida, ma tahan lihtsalt teha ja tundus nagu fun asi, mida teha ja mida ka võib-olla tulevikus teha, aga eks Eesti striimi ja Twitchi maastik ongi selline, et alati üritatakse sulle vett peale tõmmata, vahet ei ole, kuidas sa teed või mida sa teed. See on nagu huvitav, et igapäevaselt loobitakse 100 euro selle eest, et sa pitsi võtakse, siis huvita kedagi, et mis sa selle rahaga teed. Jah. Aga keegi ei ole kohustatud neid asju maksma selles mõttes. Nagu ma mõtlen siis toetusi heategevusele, et selles mõttes see on vabatahtlik, kes usaldab ja tahab seda teha, see teeb seda. Meie põhieesmärk selle üritusega on siiski see, et pakkuda striimeritele võimalus tulla kokku, teha midagi koos ja kui sellele saab veel lisada selle, et striimi ajal tiksub ka donation, mis läheb heategevusse, siis see on nagu pigem nagu lisaväärtus meie meelest kui see, et see nüüd olekski nagu see põhi asi nagu, vaid pigem see ongi see lisaväärtus, mida me lisame sellele, et pigem on nagu see, et Eesti on nii väike, et
et striimerid võiks pigem omavahel kokku hoida, kui omavahel siin mingit paska teha. Aga noh, on neid, kellele odav kuulsus meeldib ja need muidugi neile meeldib paska teha. Ja noh, samamoodi on ka see, et kui keegi reaalselt tuleb meie juurde ja ütleb, et ai, kutid, tahan teile visata 500 eurot, et korralduse fondi, rääkige mulle ära, kus see raha läheb. Muidugi me seletame inimesele ära vabalt, meil ei ole sellega probleemi. Aga ma ei näe nagu põhjust, miks igal inimesel, kes chatti nagu tuleb ja lihtsalt nii-öelda sappi priitsib. Me peame nagu, noh, muidugi me üritame nii läbipaistvad olla, kui me saame. Täpselt nagu ma ütlesin, et see 15 eurot, mis on siis streamerite osalustasu, läheb põhimõtteliselt 90%, võib-olla isegi 100% ulatuses puhtalt staadioni rendi peale, et me saaks seda staadionit rentida see aeg, kui me tahame. Kuluridadest, mida me eelmine aasta, mis me nii-öelda eelmisest aastast kokku lõime, siis nagu selle põhjal me lihtsalt võime praegu nagu lihtsalt tuua välja ühe asja, kui te küsite, kuhu läheks osalustasu, siis me võiks öelda, et kogu see summa kokku liites on põhimõtteliselt, aga saadate aru, et staadion ei ole nagu ainuke asi, mida selle sündmuse nagu läbiviimiseks vaja on. Lisaks eelmine aasta me võitsime staadioni renti, see maksis juba mõnusa summa ja pärast me maksime veel eraldi ka sellele mingisugusele töötajale, kes tuli sinna ja istus lisatundide arvelt, sest tegelikult see staadion oli avatud vist kella 6-ni või? No seal jääb põhimõtteliselt. Aga see töötaja tuli sinna, et istus veel õhtul lisatunde ja me maksime selle eest ka veel raha inimesele, et ta seal oleks. Nii et neid väljaminekuid, mis on ka nii-öelda jooksvaid, tuleb nii juurde. Ja Stony Boy ütleb ka, et Google Doc teha, kuhu mingid rahad lähevad. Me teemegi selle, et meil oleks endal silme ees olemas, kuhu meil raha läheb ja et meil oleks ka järgmine aasta nii-öelda ees. See nii-öelda siis, kuna meil eelmine aasta oli suhteliselt jooksid need nii-öelda korralduskulud nagu jooksid kuidagi nii, et sah on ju, jooksid siia-sinna ja me tahakski nagu silme ette saada siis, mis oleks näiteks, kui me nüüd see aasta teeme ära, et me saame päriselt eelarve endale silme ette, kuhu läheb, kui palju raha ja siis me teame nagu järgmine aasta arvestada, mis summast me üldse alustame, sest meil hetkel on mingisugune summa või nende siis pealtvaataja alale, ülekande alale ja siis nii-öelda korraldusalale, et mis summad meil enam-vähem kokku lähevad. Me enam-vähem teame seda, aga kui täpne see on seda... Ja päeva lõpuks on see, et kui me suudame nüüd leida sponsorid, kes meil need asjad kõik kinni maksab, siis on ainult nende sponsorite asi tegelikult, mis nende rahadega tehakse. Et päeva lõpuks heategevusraha on ainult see, mida me kogume striimi ajal, donationitega ja see raha läheb 100% siis miinus siis nii-öelda need maksud, mis PayPal maha võtab ja nii edasi või Stream Elements või kes iganes. Ehk siis sealt 100% lähebki see nii-öelda siis kandmisele siis 75% ühele, 25% teisele. Ehk siis selles mõttes, kuna heategevusrahad ei ole seotud korraldusrahadega, siis korraldusrahade läbipaistvus selles mõttes ei ole hetkel tegelikult aktuaalne. Et see ei olegi nagu see, et nüüd nendest rahadest me maksaks korraldust. Nagu toodi näide jõulutunnel, kus siis heategevussummade pealt makstakse ka korraldust. See on see, mida me tegime ka eelmine aasta. Eelmine aasta me alles tegime esimest korda seda sündmust, meil ei olnud põhja, mille põhjal minna ja loota, et me saame kuskilt mujalt mingit rahastust. Ja heategevuse fondi me teeme nii läbipaistvaks kui võimalik, et kõik inimesed näeksid, kui palju raha tuleb, kui palju sealt mingi PayPal asjad vahelt võtavad. See on ka see põhjus, miks me ütlemegi, et me võtame heategevusse arvestusse ainult siis kas pangaülekandelt või donationina tulnud summad, sest et meil on näiteks väga keeruline suube või asju sinna nagu juurde arvestada just sellepärast, et Twitch võtab oma osa, teiseks tuleb alles ei tea kuna, siis me peaksime hakkama venitama väljamaksetega, et me ootame, kuni Twitch need rahad kannab. Ehk siis see ongi see, et puhtalt selleks, et see olekski kõik nagu võimalikult selge ja arusaadav ja läbipaistev, siis on ka kokku lepitud meil, et me lasemegi 2 kanalis neid asju nagu teha. Ja mul korra oli mingi mõte veel. Ja
see samamoodi ka ürituste nagu toetajatel, et ma ei tea, sponsorid, mis iganes, Red Bull, Saku Latte või kes iganes meil veel sponsoriteks tulevad. Kui nemad meilt küsivad, kuhu nende raha läheb, nad tahavad näha, meil ei ole no problem näidata neile nende summasi, et nad panevad oma summa, ma ei tea, toetavad mingisugust väljakurenti, toetavad pealtvaatajate ala mingi summaga, noh, nad näevad seda ära, me toome neile välja, kuhu nende raha läheb, aga kui keegi suvaline inimene tuleb küsima, et ma ei tea, kuhu Red Bulli raha panite, siis noh, ma ei tea, kas me peame igale suvale inimesele andma aru sellest, aru me peame andma sellest, kuhu läheb heategevusraha ja me üritame olla võimalikult läbipaistvad ja anda kõikidest asjadest infot, aga kuidas ma nüüd ütlen, mul jooks juhe kokku. Vett ja Red Bulli saate vähemalt. Jah, noh, mis meil siin ikka lisada on? Kui inimesed tahavad leida ja nokkida, siis minugi poolest meie motti see maha ei tõmba, meie teeme asja ikkagi edasi ja saame me tehtud selleta, kui 10 inimest. On see, et kes tahab, see osaleb, kes ei taha, see ei osale ja sama on, kes tahab, see toetab ja kes ei taha, see ei toeta, et... Ja teine asi, ma ütlen seda juba mingi 20 korda. Lisaasi on ka see, et me ei keela kellegil, kes vaatab, tõesti tunneb, et oi, et need on kahtlased sellid, et mina ei usalda neile raha. Siis te võite Finantsinspektsiooni siis te võite täiesti vabalt, kui meil selguvad mingi aeg need heategevusorganisatsioonid, kuhu meil raha läheb. Noh, eelmine aasta oli Päästeliidu MTÜ ja siis Vähihaigete vanemate laste liit. Noh, me ei tea, mis see aasta tulevad, striimi tiimid jälle valivad, siis kuhu raha läheb, on ju. Kui te tunnete, et me ei ole ausad inimesed ja arvate, et me tõesti skeemitame siin, siis teil on võimalus võtta lahti need samasugused heategevuslehed, kuhu meie selle ürituse raha kogume ja panna otse sinna pangakontole see raha. Et kui te tunnete, et me tõesti skeemitame teie arust rahaga, siis pange otse sinna. Ja ma ei tea, kirjutage sinna kirjeldusse, et näe jalkamängu toetus või mida iganes. No. Meie ei taha, miks me tahame inimestele head teha ja siis me skeemitame mingisuguste rahasummadega, et saada, ma ei tea, 2000 eurot ja mis me siis teeme, lähme palmi alla puhkama kuuks ajaks. Me ei saa seda, me saame kastitäie kohvi osta. Me saame ju 6 setti, on ju. Sulle 3 setti, mulle on Ants Lambile vaja ka midagi ütlema, et ta suu kinni hoiaks. Ja. Või andma õigemini. Selle eest ei saa tänapäeval isegi toidupoest midagi. No. Jah, kurat, maksame staadioni raha ära ja ongi raha otsas. Aga enne kui me lõpetame, siis kas keegi, kes tahab päriselt osaleda, on veel mingeid küsimusi seoses ankeediga, seoses registreerimisega või mingite muude asjadega, et las see raha nüüd natukene jääda, et kas on veel mingeid muid küsimusi, et... Raha on alati see kõige tähtsam osa ja sealt leitakse alati nokkimise põhjus. Teiste rahakott on ju kõige tähtsam. Selles mõttes on hästi, et vähemalt KV tahab juba rahad teele panna. Vaata, naljakas on ka see, et kõik on siin mingi, et me skeemitame raha, aga keegi ei küsi seda, et aga kus me ise raha võtame, et seda üritust üldse korraldada. Siil, kus sa võtsid eelmine aasta raha, et see üritus üldse teha või TV-poiss, kus sa eelmine aasta raha võtsid, et seda üritust korraldada? Keegi ei küsi seda, noh. Aga seda, et kuhu viimnegi sent läheb, siis on inimesed kohe, oi, kas see 5 eurot, mis ma sinna heategevusse panen, läheb ikka 100%-liselt. Et noh, see on niisugune täpselt, teed, mis sa teed, ikka leitakse sulle vigu, noh. Võtame siit mingi superstarid, Ronaldo annab kuradi 10 miljonit heategevusse ja tal ikka öeldakse, et miks sa nii vähe annad, on ju. Et noh, tee, mis sa teed, igal juhul oled sa ikkagi halb inimene ja sa ei tee asju õigesti, nii et noh, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Vot nii. Tundub, et ühtegi asjalikku küsimust rohkem ei tule. Ja kui kellegil on mingid ettepanekuid või mõtteid, siis meiliaadress streameriteheategevusmatch@gmail.com on avatud. Võite vabalt sinna kirjutada või võite ka Discordis kirjutada vabalt, kui mingisuguseid mõtteid asju on. Millal muidu tiimid loositakse? Jälle korduv küsimus, aga ütleme korra veel, et kõigepealt alustuseks registreerida saab ennast kuni 16. veebruarini ja peale seda hakkame tegema plaane selle kohta, et millal on tiimide loos.
millal meie tuleme taas teie ette või? No vist siis, kui me oma need Exceli tabelid saame või? Enne ei tasu nagu tulla. Eks me oleme siin mingisuguseid asju ajanud ja vaikselt paika üritanud saanud, aga mõlemal on mingid omad asju vahele tulnud ja on siin nüüd pühad olnud vahel ja tegelikult me mingid, suure asja tegelikult see aasta saime päris varakult ju jalka mõttes. Meil on vähemalt kuupäev ja kellaaeg on päevas. Jah, täpselt. Vile on kell 6 ja olge valmis. Me juba teame, ma ei tea, me teame, nüüd on pool aastat aega, me teadsime juba põhimõtteliselt peale eelmist mängu mingi kuu-kaks hiljem juba teadsime, millal järgmine aasta mäng toimub. Mõni asi ei tea siiamaani, millal rahad saabuvad, seda me ei tea. Tead, mis siin ikka. Jah. Ühesõnaga, me millalgi tuleme uuesti teie ette, kui meil mingisugused jälle asjad plaanis on. Kuigi meil on praegu juba väga palju ägedat informatsiooni, aga ma näin, midagi peab jätma nagu järgmiseks korraks ka. Jah, muidu meil ei ole mõtet teha ennem juunikuud striimi. Jah, et selles mõttes, aga kõige olulisem on see, et kasvatame seda kontot. Ma ei tea, kas me saime siia mõne follow täna juurde ka või? No, hetkel näitab 149 siin mul. Väga hea, et hoidke siin, hoidke enda vaatajaid, kes on striimerid, hoidke siis ka enda vaatajaid kursis selle kontoga, et see on nagu see konto, kust me üritame seda infot jagada. Jah. Ahah, KV tahab, kuule, aga see KV siin vist alguses ei olnud, et me siin enne just ütlesimegi, et Streamest kanal ongi loodud nagu striimeritele, kus nad võivad või saab teha igasuguseid mingeid ühise striime ja evente, et võib-olla siis võiks sinu juhtimisel teha ühe karaoke õhtu. Ma arvan, et see oleks tõesti... Pärnus. Aga siis me peame nagu kuskil kodus tegema, sest KV-ga ei saa ju kuhugi karaoke baari minna, sest seal on enamasti vanuse piirang. Ja kui me broneerime selle koha, siis... No jah. Siis tulevad jälle vaatajad, aga kus te selle ürituse raha saite, et seda karaoket, kas te võitsite heategevusstriimi jalka arvelt selle raha või? Nii et ma arvan, me ei saa teha selliseid asju, et me kuskilt hakkame mingisuguseid asju rentima. Pärast on jälle mingisugused draamad üleval ja me paneme oma taskuraha. Tegelikult need Red Bullid me ostsime ka juba. KV pani meil juba 15 eurot ära, me ennem käisime, ostsime kasti Red Bulli selle raha eest, nii et aitäh sulle KV, et meil siin ürituse korraldamise jaoks oli vaja. Vot nii. Näitame kohe ära, et KV näed. Me oleme ausad läbipaistvad, näitame, kuhu su 15 eurot, mis sa meil andsid, läks. Vot nii. Viinamarja ostsime ka. Kus 15 euroga kasti Red Bull saite. Tead, see on, me ei saa seda rääkida. Mõned asjad, me ei saa nii läbipaistvaks kassi ajada. Jah. Vot. No Mata tahab ka boksi saada hoopis. Boksi, matši, viitsi hea tegevusena teha. Kurat jah, vaadates, vabandust mu sõnakasutuse pärast, aga vaadates, et kui vihased ja kurjad siin striimimaastikul mõned inimesed on, siis ma arvan, et see boksimatš ei oleks üldse paha. Et võib-olla, eelmine aasta korra käis mõte läbi, et peale jalgpalli nagu seal staadioni kõrval, ma arvan, oleks saanud mingi 1v1 raundid teha küll või mingi massikakkluse tseini isegi võtta, nii et oleks kohe sealt pand edasi striimerite jalka läbi ja siis kohe teine striim püsti, striimerite kaklus ja ma arvan, et annaks teha küll. Ma tahad, et on peale jalgpalli on need fännikaklused. Meil oleks siis nagu mängijate enda kaklus nagu. No me võime ka seda teha, et võtame striimerite pealtvaatajad tsoonist, et kes tahab näiteks tulla Stotteriga kakelda, siis maksab 50 eurot, et me saaks selle enda tasku selle raha panna. Tegelikult on ju jama veel see, et meil ju see riietusruum oli ju ühine. Oli vist ju, ainult naised said eraldi. Tiimid olid koos ju. Et mehed ja naised eraldi, aga samad tiimid koos. Et see mõttes seal riietusruumis võib kakluseks minna küll, jah. Vot nii. Kuule, aga jah, ma arvan, et pikaks kisub. Tõmbame kokku ära, millalgi tuleme uuesti, räägime juttu ja nagu ma mainisin, kui kellelgi on küsimusi, pakkumisi, mõtteid, võite kirjutada striimerite heategevusmatš@gmail.com on meil ametlik Gmaili aadress, kuhu kirjutada saate. Leiate meid ka Instagramist, kus me väga aktiivsed hetkel ei ole.
TikTokist leiate, kus te veel leiate YouTube'ist. Kui ei ole veel näinud, vaadake eelmise aasta mäng ära või kui on meelest läinud, mis toimus, siis vaadake seda uuesti. Jälgige Streamest kontot, kes on striimerid, registreerige ennast siin all oleval, vajutage pildi peale, tuleb link, sealt saate võtta lahti. Hetkel siin command ei ole, tulevikus tulevad, meil ei ole hetkel stream elementsiga asjad ühendatud, aga tulevad. Ma tahtsin tegelikult täna ka lisada, et panna command, kus kirjutada registreeri või jalka ja siis tuleb chati kohe see link nii-öelda. Ja kui teil on, nagu ma ka ennem ütlesin, mõni sõber, tuttav või olete kellegi fänn, keegi striimer, keda jälgite ja tema sellest üritusest ei tea, saatke ka talle see ja võib-olla näete teda juba seal üritusel. See mõttes jah, ootame kõiki osanema. Jah, vot, aga mina ei oska ka midagi öelda, paneme lõpulaulu peale. Ma loodan, et te saite piisavat informatsiooni ja kui me ennem ei näe, siis Bahama saarel või seal jalgpallil juunikuus näeme. Vot. No selge, davai. Olge tublid, aitäh teile, et veetsite õhtu meiega. Paneme väikse laulukese peale ja järgmise korrani. Midagi siin veel on, jah. Davai. Teeme lehva ka. Tead, me ei öelnud, et me nende raha eest omale viina ossime tänaseks.